Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Oleme kindlasti oma elus kogenud hetki, kus tundsime end väärtusetuna või vastupidi, kogesime end vaimuliku ökosüsteemi täisväärtusliku osana, kus tahtnuks nagu öelda peatu aeg, siin on nii hea ja turvaline. Täna käsitleme Mattiuse evangeeliumist kaht väliselt väga erinevat episoodi, mis ometi räägivad meile ühest ja samast. Jeesuse elu muutvast kutsest ja halastusest. Kuid kuulakem neist sündmustest Mattiuse evangeeliumi 9. peatükist 9. kuni 13. salmini. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollijoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega? Aga seda kuuldes vastas Jeesus, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Evangelist Matteus kirjeldab siin päris tavalist päeva. Jeesus läheb mööda tollijoonest ja näeb seal istumas meest, kelle nimi on Matteus. Matteus oli tölner, Rooma okupatsioonivõimude teenistuses olev maksukoguja. Muidugi rahvas vihkas selliseid mehi, nad olid osa Rooma riigi poolt nii-öelda seadustatud korruptsioonist. Variserid ja kirjatundjate arvates olid tölnerid lootusetud ja avalikud patused. Nad olid sünagoogidest välja heidetud ja ei tohtinud avalikult mitte kellegagi isegi süüa. Kuid Jeesus ei näe Mattuses mitte niivõrd patust inimest. Ta peatub ja ütleb sellel mehele vaid 2 sõna, järgne mulle. See ei ole tavaline ettepanek. See on vaimu väest kantud jumalik kutse, mis murrab hetkega raha ja patuköidikud. Mattus tõuseb, jätab maha ja järgneb Jeesusele. Me näeme siin midagi väga olulist. Kui Jumal meid kutsub, siis ta ei eelda, et me oleksime juba puhtad ja täiuslikud. Ta kõnetab meid otse keset argipäeva toimetusi. Tema kutse on alati tugevam kui meie mineviku või oleviku köidikud. Kuid sellega see lugu ei lõppe. Mattus on Jeesuse kutsest nii puudutatud, et ta kutsub omakorda Jeesuse ja endised kolleegid ka, et nemad ka tema luksuslikus kodus saaksid osa pidusöögist, mis oli kordatud Jeesuse auks. Selle asemel, et kaasinimest sealt raha riisuda, kulutab ta seda nüüd selleks, et anda oma kaaslastelegi võimalus kohtuda selle imelise õpetajaga. See ühine söömaaeg on nagu armuaja võrdpilt. Variserid, kes seda näevad, on šokeeritud. Nad küsivad Jeesuse jüngritelt, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega. Variserid olid loonud 10 käsu ümber 100 lisaseadusi. Nad uskusid, et nad meeldivad Jumalale ainult tänu nende range eluviisi tõttu. Samas puudus neil halastus eksunute vastu. Nende põhiline mure oli, kuidas oma auväärset staatust hoida.
reeglite põhine usuelu andis neile tunde, et nad esindavad pühaduse tipptaset. Ja see tase andiski nende arvates õiguse ka küsida, miks teie õpetaja sööb koos just tölnerite ja patustega? Kas teie õpetaja ei kardagi patust nakatuda? Jeesus kuuleb nende kriitikat ja vastab, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jeesus nõustub küll diagnoosiga, kuid mitte sellega, kuidas selle haigusega suhestuda. Kuidas sellest jagu saada. Jeesuse pühadus on tervendav pühadus. See pühadus ei nakatu, vaid mõjub nagu antikehad patuselt haige inimesele. Just siin tsiteerib Jeesus prohvet Hooseat, et meenutada variseridele ja meilegi, et Jumala eesmärk ei ole formaalsete rituaalide ja ohvrite toomine, vaid inimeste päästmine ja halastus. Halastus on reaalne abi. See on mõttekoht meilegi, kuidas me suhtume inimestesse, kes meie mõistes pole veel puhtad, pole veel küllalt pühad, küllalt tasemel. Kes on need tänapäeva tölnerid, kas need on poliitilised vastased, kohatu eluviisiga pereliikmed või naabrid, kellega on raske suhelda? Kas me ei peaks oma välja kujunenud hinnanguid kriitiliselt üle vaatama? Jeesus tuli ravima ja vabastama patuseid, sest halastuses peitub sügavaim ohver. Head sõbrad, ma ei saa jääda igavesti elu argipäeva toimetuste juurde. Teie ka ei saa seda teha. Jeesus tuleb ikka jälle nii minugi sinu juurde ja ütleb, järgne mulle. Oleme me siis tölnerid või variserid, tõuskem, et järgneda issandale. Me kõik vajame arsti, kes meid päästaks. Palvetagem. Issand, sa näed, et meie ootused ja hirmud on vahel suuremad, kui me kanda suudame. Aita meid mõista sinu halastuse suurust ja tunda ära su kutse keset argielu toimetusi. Tänu sulle, et sa meid tänagi oled puudutanud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.